Tere, mina olen Karl, rõõm tuttavaks saada. Kui eestlased ajaloo jooksul midagi hästi teinud, siis on see oskus unistada ja need unistused ellu viia. Mõtle näiteks laulvale revolutsioonile. Hetk, kus meie rahvas ühise visiooniga suutis taastada oma vabaduse. Või unistus Eesti digiriigist, mis kõigest paarkümmend aastat tagasi tundus uskumatult ambitsioonikas, kuid täna oleme me maailmas kõikidele eeskujuks. Just need suured ja julged unistused on meid toonud siia, kus me täna oleme. Aga täna on meie ümber ka palju hirme. Me kardame tulevikku, ei julge vaadata kaugemale, ei tea, kust alustada. Ja see on täiesti normaalne tunne, eriti ajal, mil maailm on nii kiiresti muutumas. Just seetõttu ongi sündinud Hakkab looma. Vabatahtlik ja mittepoliitiline liikumine, mis julgustab meid kõiki mõtlema suurelt ja julgelt. Täna oleme siin selleks, et unistada. Mitte lihtsalt omaette, vaid koos. Me võtame täna selle aja, et jagada oma unistusi, isegi neid kõige salajasemaid. Sinu osalemine on vabatahtlik, kuid väga hinnatud. Suur aitäh, et sa oled tulnud. Tänased unistused lisanduvad meie ühisesse unistuste raamatukokku, mida teadlased hiljem analüüsivad. Me ei hakka neid unistusi ellu viima, kuid täna arutame, kuidas me saame kõik koos astuda samme oma soovitud tuleviku suunas. Unistusi kogume me anonüümselt. Need ei seostu ühegi osaleja nimega, kuid iga mõte aitab kujundada suuremat pilti meie võimalustest. Enne harjutuse juurde asumist teeme mõned kokkulepped. Esiteks, see on vaba ja heatahtlik ruum. Kõik ideed on teretulnud. Siin pole õigeid ega valesid vastuseid, liiga väikseid ega liiga suuri unistusi. Teiseks, jagame oma mõtteid avatult ja heasoovlikult. Samamoodi ei anna me hinnanguid ei enda ega teiste unistustele. Ei ütle, et midagi on võimatu. Ja viimaks, oleme täna palun täiesti kohal. Paneme oma telefonid kõrvale, laseme argimuredest lahti ja keskendume just sellele hetkele siin ja praegu. Tulevikumõtlejad ütlevad, et tulevikke ei ole ainult üks. Tegelikult on meie ees lõputu arv võimalusi. Meie tänastest valikutest sõltub, milline neist realiseerub. Tavaliselt keskendume me sellele, mis võib valesti minna, mida me kardame, või sellele, mida me peame võimatuks. Täna võtame aluseks tuleviku mõtlemise meetodi, mis aitab meil hirmudest lahti lasta. Täna on sul lubatud unistada. Palungi sind nüüd kaasa ühele teekonnale tulevikku. Palun, pane oma silmad kinni. Tunne end oma toolis istudes väga mõnusalt. Hinga rahulikult. Kujuta nüüd ette. On aasta 2050. Sa seisad samal päeval tuleviku Eestis. Ja mõtle, me oleme sellega hakkama saanud. Sa oled sellega hakkama saanud. Hakka nüüd heasoovliku uudishimuga uurima seda uut maailma enda ümber. Mis on see, mida sa näed, teed või kuuled? Mis tekitab sinus seda uhkustunnet? Uuri hoolega. Ära mõtle, et nii ei saa. Kõik on võimalik. Nüüd võid avada oma silmad. Kui oled valmis, saad unistuste juhi abil oma unistusi jagada. Seejärel on tal sulle ka paar lisaküsimust. Head unistamist!